mulinad. Podcast, mulinad. Podcast, mulinad. Ühes mustas linnas on üks must maja. Ja seal mustas majas. Ma ei saa seda asja On teha. üks must tuba. selles mustas toas on üks must riidekapp. Ja selles mustas riidekapis on üks must Laip. sahtel. Laip. Selles mustas laibas on üks Must süda. ja see must süda on murtud. Ja see oligi see lugu. Tere tulemast! Tervitmega! Ja meil on teine hooaeg. Let's go! Teine hooaeg ja Kets on vahepeal vanemaks saanud. Palju õnne sulle. Aga, ja nagu me teilt küsisime, mida te tahate meilt kuulda ja teie soovisite paranormaalsust. Mulle meeldib see teema. Kusjuures mul ei ole endal mitte ühtegi paranormaalset asja siiani juhtunud. Üks asi, mis tegelikult, ma ei hakka sellest rääkima, see ei ole nii põnev tegelikult. Loeme parem enne need kuulajakirjad üle. Ei no pärast ikka räägis, mul on ka üks lugu. Davai. Mitte keegi ei usu mind, aga mul on. Millega ma arvan, et kõik saavad ennast seostada, ma võin kohe ära rääkida. No. See on see, et kui sa lähed teisele korrusele ja sa paned altkorruselt tule kinni ja siis sul lähed trepist üles ja siis sa lähed jooksukassist, kogu aeg on selline tunne, et keegi ajab sind taga. Ja seda ma arvan, et kõik on tundnud nagu Mul ei ole isegi seda treppi vaja, sest et te olete minu juures käinud, on ju. Te teate, kus on mu voodi, kus on mu tuli, kust ta käib. Ma panen tule kustu, ma juba jooksen. See on aus. Aga et see tunne tekib nii kergelt nagu täpselt siuke, et nagu nüüd tuleb keegi boogeyman. Ja mul on veel seda ka olnud, et kui ma duši all pesen pead, siis ma panen silmad kinni, sest ma loputan šampooni välja, siis ma ka iga kord mõtlen, et keegi seisab mul vastast lihtsalt. Ja ma teen silmad lahti ja kohe on keegi seal ees. Mul ei ole kunagi. Mul ei ole kunagi olnud. Ei, kui ma üksinda kolisin, siis mul hakkas tulema seda. What? No jah. Okei, aga loeme siis kõike põnevat, mis te meile kirjutanud olete. Lööme kokku ka või? Teise hooaja terviseks. Teise hooaja terviseks. Cheers! Oodake, mina ju. Õnneks see on Hea vesi. oli, et mul vesi oli siin, mitte midagi kleepuvat. Ketlin on nüüd karsklane. Ja Nali. nüüd aasta vanem, Nagu meile- aasta lollim. Nagu me ei oleks või? Jah, true. Mis te ajate? No nii, ühesõnaga esimene kiri. Gin-tonic. Ja tõstab vererõhku. Davai. Kui olin 3-aastane, käisime vanematega Saaremaal. Ööbimiseks rentisid mu vanemad mingisuguse külaliste maja. Mu vanemad olid mu magamistoas olevasse võrevoodisse ööunne pannud ja käisid mind aeg-ajalt kontrollimas. Kui mu ema mind üks hetk magamistuppa vaatama tuli, olin keset magamistoa põrandat maas magamas. Tekk ilusti peale laotatud, sulgudes sirgelt. Seal majas ei olnud peale meie pere mitte kedagi. Väga crazy. Väga crazy, jah. Kuidas ta sai sinna maha? Kui ta oli 3-aastane Võrevoodist. aga 3-aastane juba kõnnib. Äkki ta tõesti mingi unesegas. No, aga kas ta üle ronib seal? Ronib selle üle võrevoodi, seal sul ei ole Ja kuidas, kas 3-aastane paneb endal teki sirgelt? Nagu ma ei tea, kust maalt see on, aga mina mäletan, kui ma väike olin, aga mitte 3-ne, ma 3-sest mul ei ole väga mingeid mälestusi, aga kui ma olin mingi 5-6-ne lasteaia lõpus algklasside alguses, siis ma mäletan, ma läksin iga õhtu voodisse ja siis ma silusin enda teki ära, panin käed niimoodi teki peale ja siis proovisin jääda magama nagu printsess. No, tuli läks kinni, siis ma ikkagi keerasin ümber, aga ma tean, et see tunne oli alati. Aga ma ei usu, et 3-aastane endale sirgelt kuidagi selle teki sinna peale paneks, eriti unesegasena, sest kui just ei ole juba... Ja ma mõtlen, et
ma arvan, et sa vanemana ju kuuleksid ka, kui kuskil laps hakkab üle võrevoodi nagu. Noh, sa kuuleksid, et ta ei maga, vaata, siis sa lähed vaatama. Ta lendas ja keegi tõstis, huvitav, miks ta maha tõstis. Ei tea. Võib-olla olete näinud seda Maama filmi, see õudukas. Ma ilmselt olen, aga ma ei mäleta. See, kus 2 last kuskile metsaonni läheb ja siis mingi maama hakkab nende eest nagu, kes on nagu kummitus, hakkab nende eest hoolt kandma. Aga ma olen vist kuulnud, kas sa mitte ei ole sellest rääkinud? Ma võib-olla olen, see on see õudukas, mis pidi nii õudne olema, aga mina nutan, sest mul on sellest kollist nii kahju. Ja, seal oli mingi plott lõpus on ju. Ja, seepärast, et see, ma ei mäleta, kas ta oli mingi nunn või mis ta oli, igatahes jäi rasedaks ja laps võeti talt käest ära ja siis tüüpus koos lapsega nagu tegi enesetapu, aga laps jäi tegelikult kuskile mingi ora otsa, siis naine suri ära, laps jäi kuidagi ellu ja siis ta nagu muudkui otsis seda last nagu surnuna ja siis ta leidis need 2 tükki, kes tema käest nagu ära võeti. Ja siis mul oli sellest maamast lihtsalt nii kahju, sest ma sain aru, miks ta neid lapsi nii hoiab ja siis mul oli nagu, te olete nii vastikud. Te olete vastikud. Hakkas ninakollist kahju. Ninakollist? Mis asja? Mis ninakollist? Kollist. Ninakollist. Lõpetage, mul aju genereeris. Võta järgmine. Nii. Minu elukaaslase lugu. M elas ülikooli ajal Viljandis ja üüris koos sõpradega vanamaja alumist korrust. Kõik oli justkui normaalne, kuni majja tuli elama uus elanik R. R oli suur pidutseja, kõva häälega ja tarbis ka oma toas kanepit. Tema tulek ilmselgelt ei meeldinud nii-öelda majavaimule, sest järsku hakkasid asjad juhtuma. Köögis kukkusid nõud laua pealt ise maha, sahtlid liikusid ise kinni ja lahti. Kõige hullem ehmatus oli siis, kui keset ööd kukkus vanaveneaegne pliidiraud suure pauguga maha. Maja tundus külm ja keegi ei tahtnud seal enam olla. R proovis veel guugeldada erinevaid ruune ja sümboleid, mis ajaks vaimud välja, aga see tegi asjad veel hullemaks. Ühel õhtul läks M magama ja tundis järsku, kuidas tuba läheb külmaks. Ja siis kuulis vaikset hingamist oma kukla taga. Järgmisel päeval kolis M paariks nädalaks tagasi koju ema juurde, sest olukord oli juba välja kannatamatu. Selle paari nädala jooksul kutsus R kirikust kellegi, kes pühitses maja ära ja peale seda oli parem. Mitu kuud hiljem leiti maja tagant kuurist vanad fotoalbumid, kus oli ka maja endine omanik. Sõja ajal õenad töötanud naine, nii palju tähti. Arvatavasti talle selline pidutsemine, lärmamine ja kanepi suitsetamine lihtsalt ei meeldinud. Haige. No jah, selles mõttes, et ma olen pigem kuulnud, et nagu ära ise hakka mingid asju vaata tegema, sest et meie tegime lapsena väga palju asju. Ma tahtsin just seda öelda, et kui ma lugesin, et hakkas ise mingeid ruune ja sümboleid guugeldama, et tavaliselt öeldakse, et ära puuduta seda maailma, et siis kui sa puudutad juba sisened sinna, et siis võib tegelikult midagi hoopis rohkem pekki minna. Et need vaata ka kunagi oli see Ouija board või? Ouija board. Ouija, mis sellega mul ongi lugu. Okay. Sina tegelesid sellega või? Jaa, ma tegelesin igast asjadega. Kus kutsuti mingi, kas sa oled Michael Jacksoni vaim ja ütle, mida sa, no vaata, hoiti kätt nagu seal ja siis ta liigutas mingi, ma ei tea, mingite sümbolite juurde. Ja käed kõigil nagu liikusid. No ja selles mõttes, et vaata, sa ei tea kunagi, mis võib saada, kui sa ise selliseid asju teed. Et kui peale seda kirikuhärrad, kes seal käis, läks nagu paremaks siis. Ja tõesti sellele vaimule ei pruukinudki meeldida lihtsalt. Mul lihtsalt selle Ouija boardi ja sellega tuleb meelde, et just vaatasin, te olete kõiki ilmselt seda paranormaalselt näinud, on ju? Jah, paranormaal. See on suht mõttetu ja. Oota. Ei, paranormaal, ega see ei ole see, mis on see, et koduvideo. Oota, äkki see oli see koduvideo. Ma mõtlen seda, kus on see punane uks ja mingi kummitus tuleb kellegi sisse ja Insidious hoopis. Ai, ma ei ole. Ma ei tea, ma tean seda koduvideo. Raudselt olete teate seda Insidious'i ka, lihtsalt praegu ei lingi ära. Aga vaatasin just Netflixist mingit sarja, kus oli selle eellugu, seal on ka kirjas, et based on true story. Ja. Mitte story, vaid story on mul. Ja siis nüüd sellest on tehtud nagu dok sellest lapsest, kellele päriselt, kuidas see nagu juhtuma hakkas ja
kus, mis, mida vaata. Ja et kas see tegelikult oli või oli see mingisugune mäng või kõik see asi selle ümber. Nii et ma soovitan seda doki vaadata, see oli päris põnev lihtsalt. Okei. No minu kogemus Ouija boardiga. No nii, lase tulla. Võib-olla Triinule olen sellest juba rääkinud. Maarja kindlalt vist ei ole seda kuulnud. Me pole sinuga 6 aega väga palju rääkinud, nii et... ei, aga üldse terves kogu elus. Võib-olla ma olen varem rääkinud. Ma raudselt olen. Te peate mind uskuma. Okei, no räägi. No, ma proovin uskuda, kuigi ma ei usu. No okei, ma teen kõigepealt algust sellega, et tegelikult seal põhimõtteliselt mul maal, nii-öelda mina kutsun seda maaks, ma käisin suvel iga suvi seal lapsena, kõik oma 3 kuud veetsin seal, minu sugulased elasid seal, minu vanused ja siis ma käisin seal ja tegelikult neil oli juba seal varem asju juhtunud, ehk siis nende poolt. Ma võin seda öelda, et ja see oli minu arust nagu vanemate poolt ka, et kuulevad, et keegi nagu teises toas nutab ja siis, aga seal toas ei ole mitte kedagi ja see nutt tuleb nagu mingi ahju kõrvalt, vaata. Aga sellega mina ei puutunud kokku, see oli see, mida nemad mulle rääkisid, mis need seal, minu arust oli veel mingid lugusid, aga ma ei mäleta nii. Ja siis me tõesti tegime igast asju, me tõesti nagu meid nii huvitas, kogu aeg kutsusime nagu reaalselt kõike välja, kõike tegime. Siis me võtsime selle Ouija boardi käsile, olime seal samas toas, siis kust on nad seda nuttu kuulnud, aga oleme seal keset tuba ja teeme. Ma täpselt ei mäleta, mis see küsimus oli, mis me küsisime. Võib-olla oligi, et kes sa oled, vaata, mis su nimi on. Ja siis meie nagu käed liiguvadki, nagu reaalselt liiguvadki. Ma ei liiguta. Kui ma kujutaks ette, et keegi meist huiab seal, see oleksin mina. Et ma liigutan, vaata. Ja liigub ja paneb sealt nime Elfriide. Mitte keegi meist ei tea, kes see on. Mitte keegi meist ei ole seda nime kuulnud. Küsime vanemate käest. Ei tea. Mitte keegi ei tea, kuni me võtame selle maja nagu selle raamatu, vana raamatu, kus on kirjas nagu maja elanikud. Ja siis me jõuame selle leheküljeni, kus on kirjas Elfriide keegi on ju. Aga päriselt või? Nagu päriselt ja meie ei teadnud seda, meie vanemad ei teadnud seda nime, nagu keegi ei teadnud, ehk siis nagu see oli reaalselt nagu, saad aru, et meie käsi nagu lihtsalt liikuski ja ta ei teinud pausi ega midagi, ta läks nagu ülikiirelt lihtsalt nagu, no mitte ülikiirelt, aga sujuvalt ja tuleb see nimi, me mitte keegi ei tea. Te ei tea, see on siuke nimi ka, et mitte mingi Laura, vaata. Et paned ise Laura. Ja siis sa võtad selle raamatu nagu, see oli mingi raamat minu arust nagu, oligi mingi pruunide kaantega vana raamat, kus oli mingi hariliku pliiatsiga mingi kirjutatud, vaata. Ja siis näitabki mingeid aastaid ja võib-olla seal oli midagi veel kirjas ja seal on see nimi. No mingi raamatupidamine. Ja nagu see on nii crazy. Okei, no kui... Praegu tulid siit, hakkasid niimoodi jooksma ja siis mul, kas te teate, mis see noortekesku, nagu, mis siin hoones kunagi vanem oli või? Kas ma olen rääkinud või? Mingi surnulaut. Surnukuur. Jah, seda mõtlesin, surnulaut. Okei, ma tahan ära minna. Ehk siis, surnukuuri viiakse surnud enne, kui nüüd maha maetakse, on ju. Ja siis lihtsalt ma mõtlesin, kui vastik ja siis kuidagi see Elfriide, see tuleb mu praegu siin puhub nagu aga kuklasse. Minul on siin majas on küll hirmus nagu, vaata, me oleme siin ööbinud ka ja mul on, siin tegelikult, kui siin on hämaram, siin on päris kõhe. Okei, mina olen öösiti ka siin, vaata küll meie podcasti kokku lõikanud. Mina ei tunne mitte midagi, aga ma olen aru saanud, et ma vist ei ole ka väga nagu tundlik sellistele asjadele, et käisime seal samas, mis vangla see Tallinnas? Patareis on ju. Ja seal on ju samamoodi see hukkamisruum on ju. Ems läheb sinna, tal läheb süda pahaks, kõik mingid sellised asjad, siis saab teada, et on hukkamisruum umbes on ju. Ma võin minna, mul pole mitte midagi nagu. Ja et mul on siuke tunne, et ma ei ole ka liiga tundlik, et ma ka siin tegelikult mitte mingisugust siukest halba aurat või energiat nagu ei tunne, vaata. No see ei peagi olema halb, nagu kui sa tunnetad mingi kohalolu kuskil või sulle tundub. Ega keegi ütle, et see Elfriide ka halb on, kui ta kuskil. Aga mõelge nüüd näiteks tema nutt
nutis seal onju ja me saime, et seal Friide nutab seal, oleks tahtnud ju teada edasi, et küsida käest, miks sa nutad seal, ma pean sinna praegu tagasi no aga minema. kas see maja on alles ja, või seal elavad ikka küll, su need sugulased või? No aga minge sinna, tehke uuesti, küsige. Abi kui õudne, mõtle, kui midagi nagu see hulluks hoopis läheb. Ja tõsi, hakkab liigutama asju. Aga omal ajal ei läinud nagu, aga seal on veel minu arust mingeid asju juhtunud. Mul on üks tuttav, kellel on Viljandis korter, jälle Viljandi, eelmine lugu oli ka, ma kohe hakkasin mõtlema, huvitav, kes on M ja kes on R ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kas see on see kolledži kõrval olev punane maja või nagu, see on siuke vana maja ja seal nad alati käivad ja seal on külm ja seal on 2 korrust ja seal on see kuur kõrval ja mõtleme, et äkki see on see maja ja seal tavaliselt tudengid nagu üürivad seda ja see on, jah. Seal on juhtunud mingeid lugusid? Kindlasti võib olla. Igatahes, aga üks teine korter, mis on Viljandis, kus üks tuttav elab, tal oli siis, kui tal laps nagu hästi väike oli, siis laps kogu aeg lehvitas niisama toas kellelegi ja siis ta küsis, et emme, kes see tüdruk on? Issand ja siis mingeid siukseid asju ja siis mõnikord, et emme, kes see tädi on? Ja siis nad rääkisid, kuidas neil on hästi kõrged laed seal ja nad ise on pigem nagu minust pikemad, aga ka lühikesed inimesed, ütleme siuksed 1,65 m on ju ja siis hästi kõrgel lae all järsku hommikul on käejäljed nagu tahmased. Mingid siuksed asjad, mis kõik tekitavad seda, et koli ära. Aga seal korteris ma olen nagu ööbinud ka ja seal on nagu, seal päriselt mul, mina, kes ma ei ole tundlik, ma tegelikult tunnen seal ka siukest nagu kõhedust, sest selle korteri all oli vanasti, ma ei mäleta, mis asi, trükikoda, ma ei tea, mingi värk, igatahes seal hukati inimesi. Ja siis, kui järsku laps, öeldakse, et lapsed ja loomad vaata, tunnetavad neid mingeid energiaid ja näevad neid asju, mida meie ei näe. Ja siis, kui sulle tõesti siuke 2-3 aastane, kes on paar sõna, emme, kes see tüdruk on? Ja siis tal oli nagu kodus, tal oli nagu seesama ettekujutteldav sõber on ju, kellega ta siis mängiski. Aga see on täiega creepy, et kui ta päriselt näeb, enne on sulle öelnud, et kes see tüdruk on ja siis nädala aja pärast tal on see meie mõistes kujuteldav sõber on ju, kellega ta mängib ringi, siis see on õudne. Aga räägitaksegi, et lapsed nagu näevad neid veel, sest et nad on nagu selle eluvälisele ajale lähemal. Nagu nad on nagu nii vähe olnud ja siis nad veel nagu näevad, kuni mingi hetk nad lõpuks enam ei näe. See korter, kus ma praegu elan, siis sellest ka õpetajad kõik rääkisid. Ma elan ju õpetajate korteris, meie koolist on mitu õpetajat enne mind seal elanud ja siis nad rääkisid mulle kogu aeg, et kuidas seal kummitab ja kas sa juba oled kuulnud, et kuidas mingid need kardinapuu mingid need lõkatsid seal üleval umbes käivad, siis ma ütlesin, ei, ma ei ole kuulnud midagi, et ma võtsin kardinapuu alla, et mul ei ole seda olnud või siis, aga ma olen vist podcastis ka varem rääkinud, kuidas mul peegel kukkus on ju ja kuidas mulle räägiti ka seda, et ma peaks hakkama nagu, et äkki peaks ära pühitsema, vaata. Aga praegu ei ole pühitsenud, ei ole, midagi pole juhtunud ka. Okei, no siis nii kaua saab hoida, kuni midagi juhtub. Midagi sa räägi nüüd. Ma ei tea mitte ühtegi lugu. ja siis tuleb Laks. Sest ma küsisin enda sellelt, kuna meil nüüd see osa tuli on ja meie kuulajad armsad, kes valisid selle teema, siis ma küsisin enda kolleegilt ka. Ja siis ta nagu rääkis ka mulle ühe loo, kuidas ta nagu elas vist tol ajal Hispaanias või kuskil nagu Eestist ära. Ja tal oli vist elu suht raskem aeg, vaata. Et siis ta kuidagi nagu ei tundnud ennast, mitte kuidagi, vaata, siis ta midagi tegi seal ja siis ta öösel nagu magab, vaata, tõuseb üles ja teeb silmad lahti, mustade juustega nagu mingi neiu, vaatab talle otsa, seal oli mingi jututeema vist ka ja see ei lõppenudki veel nagu sellel hetkel ja siis seal toimusid veel mingid sündmused. Ma olen väga halb storyteller, sest ma ei mäleta niimoodi, vaata, ma võib-olla ajan mingit sousti. Aga siis oli ka, et ta elas vaata kellegi juures on ju, kes muidu ise tegelesid nagu tegelikult siukse asjaga, selliste nagu mingite vaimuteemaga. Ja siis tol hetkel, kui teda nagu ei olnud enda toas, ehk siis kodus oli kuskil ära on ju,
siis seal toas nagu toimusid nagu mingid asjad niimoodi, et need samad inimesed siis, kelle juures ta ööbis, kui ta tuli koju, siis nad küsisid, et kuule, mis värk on, et sind ei olnud kodus, aga nagu keegi reaalselt oli, vaata, sinu toas. No ja lõppude lõpuks siis ta pidigi, ma ei mäleta täpselt, mida ta tegi, aga nad tegidki nagu mingi asja, et ta läks mingi aeda, äkki oli mingi lilledega seotud, pidi, mingi rituaali või millegi, vaata, viis läbi. Ja no tegelikult seal jutus oli nagu palju informatsiooni. See oli siuke pikk lugu ja ma lihtsalt ei ole väga hea storyteller, aga nagu mõtle, keegi vaatab sulle otsas. Tegelikult samas, mida ma ajan? Nagu mul ei ole, võib-olla lihtsalt sellepärast, et mul ei ole kunagi hirmus olnud, aga mul on ülitihti nagu seda, et ma magan ja siis nagu, aga ma olen nagu üleval. Ma magan, ma olen üleval, ma olen ärkvel selleks hetkeks ja näiteks keegi istub mu voodi ääre peal, vaata, ja annab mulle nagu mingit informatsiooni. Aga see ei ole kunagi minu jaoks nagu olnud hirmus. Nagu see, et keegi istub mu voodi ääre peal ja räägib muga. Aga kas see võis ka unes olla või? Ma ei tea, sest et mul nagu mingid asjad on, mis on nagu niimoodi unesegaselt, vaata. Aga mingid asjad on nagu ka, et et ma olen nagu ärkvel, vaata, aga samas ma ei oska seletada seda, nagu ma näen oma voodit, oma tuba ja ma näen, kuidas see inimene nagu istub seal, ma ei tea, kes on ja ta räägib mulle mingit informatsiooni, vaata, mida ma justkui, millest ma võiksin, mulle tundub nagu kinni võtta või nagu äkki see on vajalik, aga ega ma nagu hommikuks niimoodi ei mäleta nagu, et kui ta peab minuga vestlus maha, siis sellel hetkel mulle tundub nagu see nagu 1 sekund ja üldse nagu see kõlab kõik väga uhuult, aga näiteks ma kujutan ette, kui ma oskaks või keegi oleks, kes oskaks juhendada kuidagi nagu neid teadlikult nagu kuidagi võtma nendes olukordades nagu sellest kinni, ma ei tea, kuidas on ju, aga nagu kuidagi niimoodi siis ala, ma arvan, et nagu seda nii-öelda sensitiivset meelt siis nagu tegelikult annaks nagu välja arendada. Ma et sensitiivne on sõna või? See sõna või? Või nagu seda nii-öelda. Ja, et sa saaksid siis aru. Mul tegelikult on lihtsalt see, et ma olen ka mõnikord ärganud öösel üles ja vaatan, et kurat, keegi istub seal tooli peal. Ja siis ma saan aru, et ma lihtsalt ei koristanud oma tuba ja see mingi riidehunnik. Aga see võib olla ka seotud igasugu stressitöö ja ma ei tea, mis asjaga. Selles mõttes, et ma olen ju, enne vist olen ka rääkinud seda sama, et oled unesegane, näed oma tuba või näen on ju kämpingut, näen, kuidas inimesed magavad, aga näen 5 last ka, kellega ma lähen mängima, on ju. Et see võib selles mõttes olla ka see unesegane ja see võib tõesti olla ka, miks sa ei karda, vaata. Et samas, kui sul on see sama unehalvatus, on ju, kus sa tõused üles ja sa võib-olla ei näe mitte kedagi, aga sa nagu ei saa liigutada, mis tekitab nagu täiega hirmu. Või kuidas ütlevad, et tuleb mingi krutsifiks sulle kuskile. Halvatust mul ei ole olnud. Mul ka mitte. Minul ka ei ole olnud, aga mul on olnud seda, kus ma unes, ma tahaks karjuda, aga ma ei saa, mul ei tule häält välja ja võt see on vastik tunne. Sest et see, mida sa seda, et sul on mingi lapsed toas, seda ma tean. Seda mul on ka olnud, aga need hetked nagu nendest hetkedest erinevad sellega, et nendel hetkedel, kus siis nii-öelda sellelt unesegaselt, vaata, ma näen mingi lapsi, vaata, ja olen nagu, et oh my god, ma pean mängima, siis nendel hetkedel on see, et ma ei tohi magama jääda, vaata, ma pingutan, et ja silmad lahti või mida iganes, et ma olen siin praegu, nad vaatavad mind, on ju. Ja seal on tõesti see mingi unesegane väsimus ja kõik asjad, aga jällegist nendel teistel hetkedel nagu see on rahulik. Ma olen rahulik ja ma nagu tavaline, vaata. Nagu tavaline. Aga ma arvan, et need on seotud, ongi nagu unenägudega, sest et sa näed ju unenäos ka mingeid asju. Mingid inimesed saavad unenäos nagu ringi mingi kõndida ja teha, mis nad tahavad. See võib ka tunduda, et oh my god, see on mingi paranormaalne, aga see tegelikult ei ole, sest meie aju genereerib meile unenägusid ja kui sa unenäos ärkad ülesse, sa võid ka näha seda, et sa oledki nagu oma voodis ikkagi, aga sa näed midagi, aga tegelikult see on su aju, mis genereerib nagu seda. Kunagi oli see sari Saladused, minu arvates me oma esimese hooaja alguses rääkisime see saatuslik kakajunn, vaata. Aga seal oli kunagi
oli mingi siuke osa ka, mul miskipärast on juba hästi meelde jäänud, kuidas oli tüdruk, kellel ei olnud umbes vanemaid, aga oli vanaema suri ära ja siis tüdruk ei saanud oma mingi eluga hakkama või tal ei olnud vist kaaslast ja siis vanaema saati, küll tal ei olnud raha, siis tal ei olnud kaaslast, siis vanaema tuli tema nagu mitte unenägudesse, aga seesama, et see nagu olid rahulik, ärkas üles, siis vanaema istus nagu voodiserval ja ütles talle raamatu nime näiteks. Ta läks, tegi raamatu lahti, leidis sealt raha, on ju. Siis ütles, et homme kell 6 Selver. Tüdruk läks siis nagu umbes, ma ütlen suvalt need kellaajad, aga minu arvates ta läks Selverisse ja sealt ta leidis selle eluarmastuse, on ju. Ja mingid siuksed asjad, et äkki see on midagi, see on kellegi teise lugu, kes on sinna kirjutanud, aga kuidagi seostub natuke sellega, kes seal voodi peal istub, et võib-olla tal ongi sulle mingisugune sõnum või mingisugune märgis, on ju. Ei, ma arvan, tee nüüd seda, aga et kui sul meelde ka jääks, vaata, et siis. Ja just täpselt ja ma arvan, et tegelikult igal pool kogu aeg meil on need mingid sõnumid ja märgis, et vahet pole, kas sa oled unes või mitte, aga jah. Ma arvan, et kui sul on vaja sellest märgist nagu teada saada, siis küll sa varsti saad, küll see varsti nagu avaneb siis sulle ja sa saad aru, mida nagu ta öelda tahab või mis märguannet ta sulle tahab anda. No neid on vaata neid märke võib olla ka nii palju erinevaid, on ju, kes usub sellesse, et kui mingi suleke langeb, siis näed, ingel tahab sulle midagi öelda ja need sõnumid ja igasugu siuksed asjad ja numeroloogia ja värgid, vaata, et neid on nagu nii palju, millest saab nagu mõelda mingeid asju välja. Seesama, et ma arvan, et kui päriselt keegi tahab sul teiselt poolt midagi teada anda, siis eks ta leiab selle tee, kuidas seda nagu sõnumit edastada. Ehk siis varsti järgmises teemavalikus saate valida näiteks numeroloogiat, astroloogiat, Triinu teemad. Minu teemad, mulle täiega meeldivad. Aga meie lähme praegu paranormaalsusega edasi. Nii, järgmine kiri. See toimus siis 25. juuli 2014. Siin on see ära märgitud, et ju see kuupäev on oluline. Mõni tund enne südaööd pakkus mu väga hea sõber ning koostööpartner välja, et lähme Kõnnu Suursoo vaatetorni, kus me kumbki polnud varem kunagi käinud. Eesmärgiks olgem ausad, need mõned pimedapoolsed tunnid veeta tornis ning hommikul tervitada päikest, fotografeerida ning filmida. Asusime teele veidi enne südaööd. Sõita tuli natuke vähem kui 65 kilomeetrit. Tund ning mõned minutid peale. Saabusime Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealale. Metsas oli peaaegu kottpime. Samas oli ta soe ning hästi sõbralik. See sõber või? Ma mõtlesin mets. Ei, ma arvan, et ilm oli. Ja ma lihtsalt mõtlesin ta. No mets on ka, jah. Tunded, puul on tunded sees. Ta. Vaatetorni poole sammudes läbi suure ja tihke udu. Tuli vahepeal seisma jääda, sest see kõrvu lukustav vaikus ning totaalne rahu, mis rabas valitses, nõudis eraldi nautimist. Teekond vaatetornini täisvarustusega piki laudrada oli mõnus väljakutse. Samas kuidagi teadsime, et see pingutus tasub end kindlasti ära. Korraga nägime keset seda udu meie sihtkohta. Arutasime veel vaikselt, et ei osanud seda niipea kohata. Ei teadnud me kumbki kui kaugel ja kus see torn tegelikult asub, eriti veel pimedast ning tundmatul teerajal. Otsustasime oma baasi esimesele korrusele, sulgudes. Teisel ja 3. korrusel magasid inimesed magamiskottides. What? Juba mingid inimesed olid ees nagu. Te olete magamiskottiga rabas? Ei. Mina ka ei ole. Ja meie sõbrad on teinud. Minu arust. Nii, otsustasime oma baasi esimesele korrusele sisse seada ning 1,5 tundi veel magada, äratusajaks kell 4. Ja siis toimus midagi, millest ma ka täna aru täpselt ei saa. Totaalne vaikus, täielik rahu, laman madratsi peal, vaatan taevasse, sulgudes, tegelikult taeva suunas. Taevast pole absoluutselt näha, lihtsalt nii jõhker udu on üle terve raba, mitte ühtegi tähte ei ole näha. Vaatan nüüd taevast, kus on alguses pisike nagu täht, mis liigub ülevalt alla suunas ning suhteliselt kiiresti liikumise ajal nii-öelda paisub see kõvasti suuremaks. Selline täiesti puhas valguskera. Aina nagu paisub veel suuremaks, sähvatab, kahaneb pisikeseks täpiks tagasi, muudab 90 kraadi suunda, liigub siis vasakult paremale ning haihtub. Kõik toimus haudvaikuses, mitte ühtegi heli. Ütlesin sõbrale ka, et kas ta just seda nägi.
Tema ei näinud, kuna tema vaatevälja varjas torni teise korruse lagi. Ning kirss tordil oli see, et ma nägin sama asja uuesti veidi aja pärast ning mõned aastad hiljem täpselt sama asja Tallinnas. Paranormaalne või mitte, seda ma ei tea, aga piisavalt huvitav, et see kõik on eredalt meeles. Nagu huvitav, mis see siis oli, sellepärast, et kui muidu nagu Ufo. kõik oli... Jah, kõik oli muidu udune. ja ühtegi tähte ei näe ja siis sa näed nagu... Troon. Trooniga saab suht kiirelt liikuda. Eales ei tea, aga... No 2014 aastal, palju meil oli neid troone? Palju meil ufosi oli 2014? Ma arvan, et ufosid oli sellel ajal juba päris palju. Selles mõttes, et lihtsalt ufo teemaga. Ma pean mõneks osaks nüüd EMS-iga rääkima, aga ma tean, et EMS-il on üks ufo lugu. Nii ma pean selle välja uurima, aga ma tean, et temal on mingi selline, mis on sama, ta kunagi on sellest rääkinud, aga mul ei ole praegu meeles. Ma tean lihtsalt, et EMS on ufosi näinud. Davai. Okay. No kas ta päriselt on, aga ta sa praegu ei tea seda lugu, on ju? Ma ei mäleta, aga ta ütles, et ta kunagi rääkis seda ja see oli siuke paranormaalne ja lihtsalt ufodega praegu tuli, et ta ütles, et ta nägi ka ufot, vaata. Ja see oli mingi siuke sarnane, midagi siukest sarnast, aga ma uurin selle välja, ma räägin emmega ja küsin tema käest. Meil tuleb siis eraldi ufod osaga. Eraldi ufode osa. Saate hääletada numeroloogia, astroloogia, ufoloogia. Ja millised nüüd ufod välja näevad, kas nad on rohelised või ei ole? Ja suurte silmadega. Valgussähvakad, kollased, valged. Kas nad teevad põldude peale neid ringe või ei tee? Vahepeal oli see vaata hästi mingi teema kunagi. Ja ma olen näinud ufosid. Minu arust ufo teema on, vahepeal oli ülipopulaarne ufo teema, aga praegu enam on kuidagi maha vaibunud. Kättemaksu kontoris nägin ufosid. Davai, Kits võtta järga lugu. Ufodega kohtuda. Ei, aga selle loo juures tegelikult on mõnev. Pikk lugu. Pikk lugu ja ainult nagu komasid oli nii palju, et no... Siin oli liiga palju. Need olid sul hingepausid. Hinge tõmbab. Iga kahe sõna tagant oli koma. Igatahes pole hullu. Vähemalt olid põnev lugu, ilus mõte, minna metsa vaiksesse. Kets, nüüd on see 14-aastane. Enne kui sa alustad sellega, mul lihtsalt tuli selle vaikuse ja metsa ja kõige sellega meelde. Mul on kunsti juures Instagramis üks story ka, highlightsides endal pandud. Triinul on Instagrami story. Te ei pea minema seda otsima, aga ma ei tea isegi millises highlightsis see on. Aga eelmisel aastal, aastavahetuse Links oli minul külas. Ja siis me käisime temaga Kõrgessaares, õigemini me käisime hästi palju kohti, matkasime läbi. Õhtul olime nagu Kõrgessaares enne kui päike ei olnud veel looja läinud ja siis käisime seal mere ääres koeraga jalutamas ja siis tegime mingit lolli onja. Seal oli hästi libe ja siis me olime me filmisime mingit klippi ja siis järsku täiesti tühjas rannas käis mingi siuke hääl ja see on seal videos olemas, mille peale me olime, mõlemal on see kohkumine näha, mis see oli ja nagu reaalselt seal ei olnud mitte kedagi ja me käisime nagu pärast vaatasime ringi, me ei näinud mitte ühtegi elusoendit, aga see hääl on seal videos olemas ja see on täpselt nagu keegi laps naeraks. Aga see on nii creepy, et kui ma seda nagu vaatan, siis see on nagu endiselt on veits creepy. Ei, talvel. Aastavahetusel. Jää peal. Sa oled mulle näidanud seda, ja sa ei saa aru, kus see hääl tuleb. Oota, sul on see video alles või? Jaa, mul on see video storydes kuskil olemas. Nüüd peale seda varsti näete meie stories ka, et te saaksite aru, millest Triinu räägib. Kui Triinu lubab seda panna, siis näete seda meie stories ka. Ma luban panna. Väga hea panna. See on tõesti mingi tüt-tüt-tüt-tüt-tüt-tüt-tüt-tüt-tüt, kes mingi tantsime seal selle peal ja järsku tuleb mingi nagu lapse hääl. See on lapse hääl, kes teeb nagu või ma ei tea, nagu kuidagi niimoodi, nagu kilge või mingi selline asi, aga rannas ei ole mitte kedagi. See oli teie sisemine laps, mis oli nii rõõmus, et te saite lihtsalt tantsida seal. Aga see hääl ei tule meist, nagu me oleme kõik niimoodi ja kui sa koera vaatad, koer on ka filmi videos, koer jääb ka täiesti seisma, vaata, et hakkas nagu otsima, et kus see hääl tuli. Okei, ma pärast kuulan seda. Ma tahan näha seda. Mul vahepeal tuli meelde, see ei ole küll nagu paranormaalne, aga ma lihtsalt ütlen, et minu jaoks kõige hirmsam asi, mida ma tõesti nagu olen kartnud aastaid, on, kui ma lähen Lottemaal jala magama. Kunagi omal ajal me
noh, te teate see teekond. Me ju omal ajal ehmatasime, piss lippas, ülinaljakas vaata. Aga tegelikult, kui asi jõuab sinna maale, et sa lähed nagu üksinda ja ma käisin nagu see talv, noh, käisingi sellepärast, mul tuligi see meelde, et käisin üksinda jala magama. Ja lõppude lõpuks oli see, et vaatate lihtsalt infoks, et me peame magama Lottemaal kõndima mingi 500 meetrit nagu kottpimeduses. Seal ei ole mitte ühtegi valgustust, sellepärast see ongi hirmus. Ja kui lund ei ole maas, see ei ole üldse valge ka. Ja siis esiteks mul oligi niimoodi, et ma hakkan minema magama, ma teen oma esimesed sammud, vaata. Ja kõik ongi kottpime ja ma tunnen, kuidas taskulamp ei jõua igale poole, kus mul on vaja. Ma ei saa vaadata selja taha, ma ei saa vaadata ette, ma ei saa korraga igale poole vaadata. Kuulen mingeid asju. Ma jõudsin 2 sammu kõndida. Ma läksin tagasi keldrisse ja ma olin nagu, nii, palun, kes muga praegu kohe magama tuleb, ma ei lähe siit üksi, aga ma tahan väga magama minna. Ja siis õnneks tuldi. Aga, ja siis hommikuti samamoodi nagu ärkan üli vara, kui pime on veel. Ja sa lihtsalt nagu, ma üks hommik tulin nuttes, nagu kõndisin nuttes, sest ma lihtsalt olin nagu, ma reaalselt kõndisin nagu nuttes, sest ma nii kartsin. See on väga hirmus. Hirmus küll. Seal võivad tulla küll hirmsad mõtted pähe. Mina mäletan Viljandis, kui ma põhikoolis käisin, siis kui ma pidin bussijaama minema, siis ma pidin minema läbi Hunteaugu. Ja Hunteaugus on surnuaed ka. Nagu, et sa lähed sealt läbi, on Hunteaugu, siis on seal üleval on see surnuaia osa ja siis sa lähed kuidagi niimoodi. Ja siis ma iga kord, kui ma sealt mööda läksin, üks asi, tegelikult ma ei tohtinud sealt minna, sellepärast, et seal olid igasugu kotionud on ju. Või noh, see on see, mida räägiti või et seal sa Hunteaugus saab peksa vaata ja röövitakse lapsi ja ma ei tea, tegelikult võib-olla ei ole. See kõlab ka niimoodi. Aga kuulge, see oli 2000-ndate algus, nii et ja igatahes siis ma alati kartsin seda, et mingid surnud tulevad sealt hauast välja, ronivad, kui ma sealt mööda lähen ja siis hakkavad mind taga ajama ja siis ma ka alati see surnuaia osa jooksin, sellepärast, et ma lihtsalt nii väga kartsin. Lottemaaga mul seda tunnet ei ole, aga kui sa ütled seda, et kuidas me käisime teisi hirmutamas, siis ma tean, et seda hirmu mul on küll olnud, et kui ma pimedas üksi kõnnin, et äkki keegi peab kuskilt põõsast välja, et mind ehmatada. See on väga haige, me seda tegime, aga see oli tol ajal väga naljakas. See oli nii naljakas. Keitsiga istusime kogu aeg kuskil põõsas. Ehmatasite teisi. Meie ehmatasime teisi, sellepärast on see karma. Ongi karma ja Keits läheb üksinda. Jaa, aga saate aru, mu pisarab päris voolasid ja see tundus nii lõputu tee, et see ei saa mitte kunagi otsa. Aga surnuaiaga seoses, ma ei tea, ma mäletan lapsena, kui mu lasteaia kõrval oli nagu surnuaed, vaata, ja siis me kõndisime sealt EMS-iga nagu läbi, et bussi peale minna. Ja siis vahepeal peatusime vaata pikemalt, siis ma alati nagu, mitte alati, aga ma mäletan nagu, kuidas ma olin mingi haua juures ja püüdsin, nii, palun saa muga kontakti, palun näita. Vaata räigelt, et nii, palun, et ma näeks mingit asja, vaata, et palun tule kuskilt välja. Ja siis, aga võib-olla sellepärast, et ma seda kunagi surnuajas tegin, siis sellepärast võib-olla mul on praegusel ajal nagu suht chill surnuajas, sest et siis, kui ma elasin Tallinnas nagu surnuaia kõrval, siis ma käisin surnuajas jalutamas, vaata, aga mul ei teki mingit hirmu. Ongi rahulik, kõik on chill, tead, kõik vaikselt puhkavad. Aga mul ei teki ka kunagi surnuajaga mingit halba tunnet. Minu jaoks on surnuaed nagu, noh, ta ei ole nagu rõõmus koht, ta ei ole nagu hirmus koht, aga ta on nagu selline, et näiteks vanaemal haua peal vaata, jah, lihtsalt nagu vaikne, et kõik vaatavad ja vanaema on siia maetud ja selline nagu mingi. Nüüd ta mul ka nagu surnuaiast, ma olen nagu selles mõttes, et ei ole enam hirmus, aga väiksem ma küll olen mingi zombidest ja ma ei tea, mis asju vaadan, siis kujutad ette, kuidas tuleb kuskilt sealt haua seest välja. Aga ma mõtlen, et ma ikka väiksest saati on nagu see huvitanud see, et me nagu neid crazy'sid asju ja neid vaime välja kutsume peeglit ees igal pool, igal viisil, kogu aeg, kõik asjad nagu tegime ära, vaata. Ja ma mõtlen, et huvitav, millal nagu, aga vist ei läinud millal lõpuks ütleb sulle midagi. Millal see karma tuleb, vaata, sest öeldakse, et ära mängi selliste asjadega, aga meid keegi keelanud, keegi teadnud, me siukseid asju tegime. Ja siis see ka lihtsalt tuligi praegu, ma pole selle varem mõelnud, aga mul nüüd nagu tuli meelde, ma olin mingi, ma praegu mäletan seda pilti ja ma olin seal surnuajal ja ma lihtsalt olin, nii, palun näita.
aga ma olen seda teinud ühte asja, ma olin mingi, davai, proovime siis, läksin peegli ette ja siis oli mingi Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, vaata 3 korda pidid ütlema. Ja siis ma olin, tuled välja või? Ei, ma olingi seal peegli ees umbes nagu, davai, let's go, ma tahan näha siit. Kedagi ei tulnud kahjuks, nii et Nii et, aga ei tea, millal ta tuleb. Ma väike olin, siis oli see sama, et telekast kogu aeg näed seda, kuidas palutakse jumalalt igasuguseid asju, on ju. Paranormaalsed nähtused, sorry. Ei, siis ma mäletan, kuidas ma läksin akna alla, vaatasin tähtede poole, ütlesin, palun tee niimoodi, et ma hommikul olen 1,70 m. See on aus. Jumalalt ma olen ka asju palunud. Palun, et ma oleksin hommikuks 1,70 m. 1,70 m ja 10 kilo vähem kaaluks. Ja miljon taskus. Davai, võta järgmine lugu. Nüüd on see 14. Kui kägu su akna taha lendab, tähendab see lähedase surma. See on lause, mida ma lapsepõlves ikka kuulsin, kuid ma ei pööranud sellele suuremat tähelepanu. Meie lähiümbruses ei ela palju kägusid, neid näeb haruharva, kuid ma mäletan korda, mil istusime perega köögis ja üks kägu lendas meie akna taha. Ta istus akna lauale, vaatas tuppa ja laulis paar korda enne, kui minema lendas. Nädal hiljem suri mu vanaisa, samamoodi oli see ka varem juhtunud ja mu ema kohaselt oli see teadmine. Käost juba mitu põlve tagasi olnud. Pole kindel, kust see rahvajutt pärineb, kuid omal veidral moel on see vett pidanud. See on alati see, et kui nagu mingid asjad vaata klapivad, siis sa lood nagu seose, vaata. Aga kusjuures mina arvan, et ma nüüd järgmine kord, kui ma näen kägu akna taga, siis ma päriselt arvan, et keegi sureb ära. See praegu mõjutas mind. Ja, aga see mõjutab. Siis hakake mõtlema, siis sa mõtte jõud. Sest sellepärast, ma olen lihtsalt kõik, mis ei ole päris, ma usun. Nagu kõik, mis ei ole teaduslikult ja mitte kuidagi tõestatav, kõik. Seda ma usun. Seega apike nagu õudne. Ja nüüd ma arvan, et ma hakkan ise ka kasutama seda. Ma õnneks ei tea, milline kägu välja näeb. Kusjuures ma ka ei tea reaalselt. Aga seda... Kuldnokka tean. Ega ma tean osasid lindasid veel. Peki pääsukest. Jah, vaatab mul seal peegis. 3 peki pääsukest. 3 peki pääsukest. Peki pääsuke on muidu rasvatihane tegelikult. Aha, davai. Jah, sest ta sööb pekki. Talle maitseb pekk kõige rohkem. On selle pärast või? Ta sööb küll minu arust pekki, kui ta on anda. Miks meil saab mingi loodus? Okei, ma võtan järgmise loo. Või tahtsid midagi öelda? Ei, mul lihtsalt tuli meelde, et 29. peetakse Fredissi jaoks seda muljutamise päeva. Miski pärast lihtsalt tuli meelde. Loodusmees. Väga hea. Väike fakt, pange kalendrisse kirja. Ja, siis on muljutamise päev. Järgmine aasta, 29. veebruar. Ei, jaanuar. Jaanuar. 29. jaanuar, jah. Järgmine aasta. Nii, ma olin 14-aastane, kui see juhtus. Olin üks nädalavahetus kodus ja elan koos oma emaga. Minu õde kolis 2 aastat tagasi Tartusse, kuna ta õpib nüüd ülikoolis. Kui ma kodus olin ja hakkasin magama minema, sulgudes see oli küll 2 öösel umbes, ja siis ma kuulen, kuidas minu voodi kõrvalt ütleb mu õde minu nime selge häälega. Ma teadsin, et mu õde magab praegu enda korteris Tartus ja ma ei julgenud vaadata enda selja taha. Ja pärast seda jäin magama. Rohkem ma seda ei kuulnud, aga see oli tõesti hirmus. Aga see on küll huvitav, et see inimene nagu on elus, aga siis sa kuuled teda nagu, Aga äkki ta oli juba... magamise ajal. See oli juba, siis ma kuulen, kuidas moodi. Äkki ta oli juba unes, siis kuulis lihtsalt õe häält. Igatses õde nii väga. Aga mille peale mul tuleb jälle tuleb üks lugu. Mul ei ole mitte ühtegi lugu, ma rääkisin teile. Mul ei ole ühtegi paranormaalselt. Nagu õel, aga tegelikult ei ole. Tegelikult oli keegi teine. Aga see võib olla kujutlusvõime vili ka, vaata. Aga Liivia. Nii. Tead, ma ei tea, kas ma olen seda lugu rääkinud, siis temal oli olnud kunagi niimoodi, et ta oli magama läinud ja telefoni pannud nagu voodi kõrvale maha. Ja siis öösel oli läinud telefon nagu ise tööle ja hakanud filmima. Niimoodi, et ta oli täiesti must nagu see, et mitte midagi filmist näha ei ole täiesti lambist ja samas mingid hääled käisid nagu.
ja siis see oli ka kinni läinud niimoodi, et Liivia leidis selle niimoodi, et ta vaatas scrollis nagu neid asju ja siis oli avastanud, et öösel on lihtsalt täiesti lambis telefon filminud mingit värki. Aga kas ta elas üksinda või? Ei. No sinnamaale, kus sa siis elukaaslane äkki? Ei, selles mõttes häältest, kui seal poleks neid mingeid hääli, siis see on ikkagi elektroonikaseade, kõike võib juhtuda ja samas ma tean, et ma öösel, ma tegelikult nagu magan, aga ma vahepeal ma võtan telefoni kätte, ma olen vist Maarjale kirjutanud niimoodi, et ma isegi ei tea või enda tädile, vaata, ma olen rääkinud, et ma olen kirjutanud niimoodi, et ma ei tea, et ma kirjutan, vaata, teen mingit asja. Ma mäletan seda, vaatan hommikul, Kets on mingi, kuuleks sa selle, ma ei tea, suvel neid hapupiima panid ära või mingisugune. Nagu ülilambine asi, vaata, mul pole naimu ka, ma seda teen. Aga ei tea. Võib-olla olid ikkagi vaimud. Võib-olla olid. Põnev. No nii. Nüüd on peale kägu juttu, sest siin vahepeal jäi üks. 14. Ei, 14 oli ära. Peale. Sellise 14 aasta. Peale. Ei ole hullu. Peale vanaema surma tõin maalt linna oma Õismäe korterisse tema kummuti. Mitu nädalat peale seda tajusin, kuidas keegi tuli kummutiga kaasa. Mina vaid tajusin, aga koer nägi, jälgis pea all ja kõrvad liidus silmadega külalise liikumist. Üsna kõhe oli. No loomad tunnetavad. Aga ma ei räägi, mina vist ei, selles mõttes, et kui ma olen nagu teadlik, et see on selle surnud inimese see asi, siis ma ilmselt ei võtaks seda vaata. Võib-olla kuskilt, kui ma olen kuskil mingi antiikpoes vaata ja ostan sealt mingi kapi ma ei tea seda et kus kelle surnu kodus see on olnud ja võib-olla on kapi sisse pandud inimene. Kätemaksukontor. Üliraske vaata tassida ei jaksa ja see oli mingi Tisleri oma ja temalt varastati see ära. ja siis leitakse see naise keha sealt. Sest kindlasti see oli naine, mitte mees. Sinna sisse löödi. Aga ilmselt ma ei võtaks nagu enda surnu vanema kummutit juba lihtsalt juba sellepärast, et ma juba mõtlen, et et ei tea, mis võib juhtuda, et võib-olla ta tuleb selle kapiga nagu niimoodi kaasa. Väga hirmus hakkab. Või kui on tõesti väga hea kapp, siis ma laseks sellel puhastel ära ta puhastada. Nii, järgmine sahtel. Sahtli sõbrad. Selle kummutiga seoses mul tuli meelde kummikutega kummitus kummitab kummutis. Triinu vana korter, kus Bruno praegult elab. See on nii haige, et tal on see kummuti, kus on see on kirst. Riidekirst. Seal on riidekirst, kus on ei olnud vist surnud naise. Ei ole surnud. Okei. Brunol on kodus surnud naine. Ei. Ma tean mitmeid lugusid. Ma teadsin vahepeal seda, et surnud naise pulmakleit. Ei ole surnud. Ta on elus, aga ta on, tahaks öelda, et olete kunagi lugenud raamatut Jane Eyre või? Ja vaata, Jane kodis sinna Mr. Rochesteri juurde. Ja siis vahepeal kuulis, kuidas koridoris käivad mingisugused hääled. Ja siis pärast kuskil raamatu lõpus tuleb välja see, et see on tegelikult Mr. Rochesteri naine, kes oli hulluks läinud. Samamoodi valges pikas kleidis ja kes lõpuks päev selle Mr. Rochesteri suure mõisa põlema, siis kui Jane tema juurest juba oli ära läinud ja siis põles ise sinna mõisasse sisse ja siis Mr. Rochester jäi pimedaks. Väga hea raamat, kes ei ole lugenud, lugege, see on klassika. Siis võib-olla Bruno sai ise valesti, minul on nii hästi ta ei ole surnud, vaid ta on hull. Sest et mina nagu reageerisin. Sõna hull ei tohi öelda, vaid ta on, ma sain aru, et siuke meeltesegaduses naine. Sest mina reageerisin sellele, et miks see, sellepärast reageerisin. Kui on muidu, las see pulmakleit olla, ega sa ei sega vaata, aga sellepärast ma reageerisingi, et surnud naise pulmakleit, miks seda ära ei võeta. Aga sellega läheb nagu, sellepärast see on omaniku oma. Nagu selles mõttes, et seal on omaniku asjad veel vaata sees. See Bruno ju ürib nii nagu minagi vaata. Ja nagu seda kirstu või seda nagu üldse kartma ei pea, aga minul tekitas hoopis kõhedus see, et ma tean veel ühte isikut, kes teab seda naist, on ju.
kelle kleit see on. Ja siis tema ükskord ütles, tema ütleski, et ta nagu on segi keeranud ja ütles, et nüüd ta saab aru, et miks, et sai teada, et ta elaski siinsamas, vaata, et nad läksid lahku, naine läks välja ja et miks ta nüüd seal kandis on, et kui nad on koos kuskil kokku läinud, siis ta on öelnud, et vii mind sinna ja siis ta seal kandis käib nagu kõndimas ja otsimas tegelikult seda, et kus ta elab. Aga et ta on nagu elus. Selles korteris. Mitte korteris, vaid seal korterite juures. Seda korterit või? Aga ta ei mäleta, milline maja see täpselt on. Aga mis siis saab, kui ta leiab lõpuks üles? Minul oli see sama hirmus tunne, aga ausalt öeldes, kui ma ütlen, ma ei ole ise näinud seal siukseid kahtlaseid liikumas ja see võib olla natuke see, et kui sa oled nii veidi nagu ebastabiilne ja siis kui sa oled natuke vägijooki ka, siis asjad nagu lähevadki veel hullemaks ja sellel hetkel, kui ta seda korterit oli tahtnud minna otsima, siis ta oli peale selle ebaselgusele natuke vägijooki ka veel nagu kuritarvitanud. Nii et see kõik võib olla nagu selle ühe sama asi. See tekitab hirmu, aga see ei pruugi tegelikult mitte kunagi realiseeruda. Et ta tegelikult sinna kuskil ukse taha tuleb ja ütleb, anna mu kleitsi. Ja samas Bruno ei pea teda sisse laskma sinna. Ei, aga mõtle, ta tegelikult taskus on need võtmedest ongi mis maja võtmed. Ahaa, lõpuks leidsin. Ei, ma arvan, et ta tegelikult ei ole nagu, ta ei ole hull nagu selles mõttes, ta on jah ebastabiilne natukene, aga ta ei ole selline nagu sa kujutad ette filmist. No ma ei saa sellest aru ka, et miks nagu omanik jätab mingid asjad kuhugi. Ma olen see naisega kunagi kokku puutunud. Tuligi ukse taha? Ei. Nagu... Ma ei saa rääkida räägi meile pärast lihtsalt. Ma ei saa seda lugu rääkida, aga selles mõttes, et ta on rohkem seotud igasuguste minu tuttavatega, kui ma tahaks. Okei, pärast räägi. Ühesõnaga, ma tahtsin seda lihtsalt vahemärksõna see, et omanikud jätavad oma asjad vaata nagu korterisse, mida nagu üüritakse välja. Minu arust see on natuke veider. Mul oli ühe kolleegiga selline situatsioon, kus ta üüris välja nagu, see oli 2-toaline korter ja siis omanikud ütlesid, et me üürime välja nagu seda ühte tuba koos köögi ja vetsuga, et selle tagumise toa me keerame lukku, sest seal on kasukad või mingi siuke asi. Ehk siis oligi, üürnik sai siis üürida niimoodi, et ta sinna tagumisse tuppa ei pääsenudki nagu. Aga samas, kes soovib, on ja see võtab. Mis mõnes mõttes on ülihalb. Kui ma Emastesse kolisin, siis mind pandi ka alguses poe taha ühte korterisse elama, mis on nagu suur korter, aga ja ma tõesti maksin nagu vähe üüri ka, aga see on ka selles mõttes pärapõrgu, kus mulle lihtsalt väga meeldib elada ja olla. Aga seal oli samamoodi, et tagumine tuba oli arhiiv ja sinna see tuba oligi lukus, aga seda ei köeta. Ehk siis mina kütsin põhimõtteliselt kõiki oma ülejäänud 3 tuba, 4. tuba oli kogu aeg nagu külm, pluss siis, arvatavasti ehk seda sooja tuli. Mul ei olnud naabrit, ma olin nurgapealne, mul ei olnud ülemist naabrit. Et te võite kujutada ette, mis olid minu lihtsalt küttearved lihtsalt sellepärast, et mul on toas üks tuba, mida üldse ei köeta, mis kui nagu külma minule nagu annab veel 2 seinale külma on ja siis on kõik välimised seinad ja siis pole üht naabritega ülemist. Ehk siis tegelikult sa nagu külmas kortermajas kuskil üksinda kuskil nurgas. Ja, see on päris haige. Okei, aga me täna ei räägi kinnisvarast, täna me räägime paranormaalsusest. Ja, davai. Aga ma loen järgmise kirja siis. Nii. Või sa pidid lugema või? Ei, sina vist. Aga selle hulluks pööramisega mul tuli praegu lihtsalt nagu teate, latene. Jah, latene. Olete nagu pannud tähele või, mis toimub või? Ei. Ja, ta kirjutas vahepeal Kevini mingi Instagrami postituste alla ka ju. Igatahes, aga nagu ma mäletan lihtsalt nagu kunagi nooremana, ma mingi käisin ta seal lehe peal shoppamas ja kõik nagu kivikesed asjad, värgid. Aga nüüd igal pool ta on hull ja videod on temast, kus ta ise filmib ennast, vaata, ja ta ongi hull, teda viiakse kiirabiga ära, karjub mingi, täiesti hulluks läinud. Ja, mingid haiged videod on ja, siis ta sõitis ka mingi, ma ei julge midagi öelda tegelikult, sest võib-olla mõtlen vala infot.
okei. no igatahes, kui, no aga ta ise nagu postitab ka selle kõige, või no ma ei tea, see oli ammu aega tagasi, kui ma seda asja uurisin. Artiklid ja asjad meeldinud ja neid on nagu tore lugeda. Nüüd viimaseid ma tõesti neid uudiseid ei tea, aga ilma seda ei olegi vist kirjutatud niimoodi. Ja ilma, et ma ütleks midagi selle Latene kohta, on see, et vaata, enne sa rääkisid just, kust maalt tuleb see karma või kust maalt tuleb see, et ma olen liiga palju surkinud, vaata. Siis lihtsalt sellega mul tuleb see mõttelõng, et huvitav, kas seal võib ka olla, et kui sa liiga palju nagu, tema oli küll seda kiviusku, aga kõike muud ka, vaata, tema ju tunnetas ka ikkagi neid väliseid energiaid ja kõike neid või tunnetab, et huvitav, kas seesama, et sa liiga palju saad kellegi teise energiat või sa tunned seda, see võib ise ka hulluks ajada. Et sa ju ei tea, kas see, kellega sa suhtled alati on hea või kes kuidas teeb, ma olen väga palju õudukaid vaadanud, mul meeldib, kõige rohkem meeldivad need kummituse omad, on ju. Et lihtsalt Ghostbusters. Mitte, see ei ole just eriti õudne, see pole õudukas ka, aga seesama, et kuidas need mingisugused vaimud nagu sind mõjutada võivad või mulle meeldivad õudukad, kus ma kolli ei näe, vaata. Ja siis huvitav, et seal, et kas seesama, et ta võib-olla nii palju nagu suhelnud nendega, võib ka kuidagi mõjutada. Ma siin ei ütle, et nagu selles mõttes tõesti Latene kohta mitte midagi, ma ei tea seda teemat, ma ei tea, mis seal olla võib, aga lihtsalt teate küll, mida ma öelda tahan. Lihtsalt mõtistlen sellel alal, et kui ma tõesti nagu väga palju nagu suhtlen nagu välismaailmaga, siis kas see nagu mind päriselt ju võibki mõjutada. Võibki hulluks ajada. Seda suuresti nagu meedias ei kajastatud, võib-olla mõni üksik artikkel tuli ja osade teemade kohta tuleb tuhandeid, aga ma ka nagu ei jälgi teda sotsiaalmeedias kuskil, aga ta blow up'is sellepärast, TikTokis oli temast videod. Ja siis ma läksin ta Instagrami ja ta paneb ise ka vaata sinna, kus ta ongi mingi kiirabi autos või kuskil ja siis ta räägib, ma ei mäleta mingit juttu, see ei olnud nagu praegu, see oli mõnda aega tagasi, kui ma selle teemaga nagu, kui ma seda nägin ja siis vaatasin ja uurisin ja siis ta, jah. Ei tea, jah. Võib-olla seal ongi see sama lause, et või on seal... liiga palju ei tasu äkki surkida, aga ma ei tea, kas ta on surkinud või mida ei teinud, ma ei tea tast midagi tegelikult. Lihtsalt ütlen mitte jälle selle teema kohta, aga et alati seal, kus on uskujaid, seal on ka neid, kes on täielikult vastased, kes ka viskavad nagu kive kodaratesse on ja proovivad sind, kui sina usud, siis tekitada seda tunnet, et sa oled hull või et sa näed rohkem ja seal võib olla ka mitte just selles kaasuses, vaid milleski muus siis seda, et võib olla ka lihtsalt neid inimesi, kes nagu mustavad. Et jah, kui ta paneb ise vaata endast postituse kuskil hullusärgis, ma ei tea, seda ta ei saa teha, aga kuskil nagu kiirabiautos, siis me ei tea, mis selle nagu taga on, et kas see on inimene või see on see võõrkeha või Olgu, nii, olgu. Teemon inimese kehas. Vaatasin vanaema juures lampi kaua aega ja siis vaatasin kaugusesse. Nägin lihtsalt helendavat lendavat palli. Siis üks hetk uuesti tehes seda sama tegevust oli palli asemel mu surnud isa nägu. Nagu, kui seda viimast seda mu surnud isa nägu ei oleks lõpus olnud, siis ma oleks nagu... Ma ka. Et mis sa tulid meile siia nalja kirjutama? Aga kusjuures vaata, kunagi oli see, et mingi, vaata Facebookis scrollisid, mingi pildid olid, et vaata umbes 30 sekundit seda on ju, ja siis vaata kuhugi mujale, siis sa nägid ka, ma ei tea, ma olen teinud näiteks neid... Ma eile öösel tegin ühte. Et mingi LSD visuaal näiteks on nagu video YouTube'is, vaata, kus sa vaatad mingi minut aega mingit asja ja siis sa vaatad kõrvale ja siis kõik käib ka, et sa näed nagu, mida need inimesed näevad, kes teevad nagu LSD-d, vaata, missugune see visuaal näeb. Ma ei propageeri narkootikume, aga lihtsalt nagu, see oli nagu need visuaalid. Need on need samad pildid ka, vaata, mis on need, et vaatad punkti ja siis järsku hakkad kõik ringid liikuma, et see on appikene, mis mul ei tule sõna meelde. See on silmapete või mingi, või kuidas? Mul ei tule sõna meelde praegu. Ei tea ka praegu. Kohe varsti tuleb. Ma ütlen, kui tuleb. Jah, okei, aga väga scary lugu küll, jah. Väga hirmus. Jaa, aga seda, ma arvan, et kõik olete näinud neid tulukesi või täpikesi, mis mõnikord seda kindlasti, jah. Et võid öelda, et nagu hing lendaks, aga samas see on seesama silmamoondus või vete. Jah, silmamoondus, jah. Aga see isa nägu seal juures. Jah. See on hirmus. Kui on hirmus, võib-olla ei ole.
ja võib-olla ta naeratas ja sa naeratasid vastu. Võib-olla oli see oli nagu väike meeldetuletus. Ja, I'm here for you. Tavai. Nii. Läksime sõpradega ühte mõisa ja üks sõber jäi autosse valvesse magama. Ning me teadsime, kus kohast sisse saab ja et maja on tühi. Jõudsime kõik korrused läbi kammida ja kui hakkasime viimaselt korruselt alla tulema, siis kuulsime, nagu keegi oleks esimesel korrusel, sest ta viskas mingi klaasi sodiks ja samm oli hästi kuulda, kuidas kõnnib. Ja siis jäime ühte tuppa 10 minutit tardunult seisma ja mõtlesime skeeme välja, et kui on G4S või PPA, et mis me neile ütleme. Ootasime natuke veel ja siis otsustasime lähme alla ja all polnud kedagi. Hakkas kohe kergem olla ja kui jõudsime autosse, siis sõber ärkas üles, ütles, et seal majas kummitab korralikult. See võiks ka mingi parm olla ju. Ta oleks võinud siis teile veel rohkem midagi scarimat teha. Väga lihtsalt pääsesite. Kuule, aga kui see sõber ütles, et seal nagu lampi ütles, et seal majas kummitab korralikult. Äkki see sõber oligi see kummitus nagu. Miks ta muidu, okei, no ma ei tea. Ei tea. Aga jah. Okei, no ma võtan ka järgmise. Hakkasin peale selgeltnägijate tuleproovi vaatamist kuulma õhtuti hea tööd, minu nimi ja tere hommikust, minu nimi. Et hea tööd, Ketlin. Hea tööd, Maarja ja tere hommikust, Maarja. Õige. Hakkas lihtsalt kuulma. Hakkas lihtsalt kuulma. Ma ei tea, ma kogu aeg kuulen mingeid asju. Kogu aeg nagu keegi kuskil räägib. Sisemine hääl. Krokodillivilli sõi ära ühe tšilli. Nojah, ega ma ei oskaks midagi arvata, siis ei tasu seda selge. Aga tegelikult see on see aga palju sealt selgeltnägijast on tõsi? Vaata, point on selles, et see selgeltnägijate või see on alati see, et kui sa nagu just vaatad mingit asja või keskendud mingile asjale, siis sa nagu hakkadki nägema või kuulma või midagi sellega seonduvat. Näiteks on see, et kui ma ostsin endale Volkswageni auto on ju, nii. Ainuke asi, mida ma liikluses nägin, olid Volkswageni autod. Ma vaatasin, et mida asja Volkswageni autosid on nii palju. Vaata, nüüd ta vaatas seda selgelt nägi, et tuleproovi, seal oli ka mingi šegaš, ma ei tea, keegi magas ärkas üles ja nüüd oligi mingi, ja ma kuulengi, et keegi ütleb midagi. See ei pruugi ka nii olla, aga see juhtus just peale seda, kui ta oli vaadanud seda saadet. Keegi tegi pränki, pani talle hommikuks ja õhtuks mingi välja! See on üks äratus, mis Triinu on salvestanud hommikuteks ärkamisteks osadele inimestele. Kas te jõulumaal kuulasid seda või? Kuskilt ma kuulsin, jah. Bruno on vist selline äratus. Ei ole või? Oli küll, jah. Bruno on välja. Tütipükkid ärka nüüd üles. Okei, meil ongi nagu viimane lugu, mis ei ole nagu lugu. Ma loen selle ette. Mul hirmsat lugu rääkida ei ole, aga minu arust on see ka suht paranormaalne nähtus, kui Ketlini mingi vaim üle võtab ja ta korralikult luiskama hakkab. Keskkoolis lubas ta viimasel aastal poole aasta pealt kooli vahetada ja Tallinna ära kolida. Murdis südameid ja pärast tuli välja, et järjekordne tüng. Ei, tore, kes teemon su sees oli, Mis sa valetad seal poistele niimoodi? Ei, ma ei valeta poistele. Tüdrukute südameid murdsid. Koroona aeg oli. Mida sa ajate? Ma murdsin ainult ühe südame. Oota, kas sa luiskasid koolis nagu midagi või? Ei, see oli reaalselt nagu nii, oli koroona aeg, on ju. Mõtle, oled koroona ajal kodus. 2 aastat oled kodus, siis lähed lõpuks kooli tagasi. Siis mul on nii igav ja siis ma lihtsalt ütlesin, et kuulge, uus aasta saab kätte ja siis mind tegelikult ei ole siin koolis enam ja ma lähen ära vaata. Olin välja mõeldud, et see on see Tallinna 32. keskkool, blablabla. No aga teatriklass. Näitleja hing nagu, miks ta neid lugusid rääkis? Ja siis vaheaeg sai läbi kooli tagasi ja siis ma olin, surprise! Kas me teame, kes selle kirjutas või? Mina tean, jah. See oli üllatus. Kuidas sa siis aru ei saanud? Ja südameid ma ei ole murdnud. Sa ei tea, et sa oled mu südameid murdnud. Jah, aga ma arvan, et tema võib-olla arvas, et teil on mingi teema. Ja siis... Või sulle ta murdis sõpruse südamega. Ei oota, ei. Nii, kui ma arvan, et see on see inimene,
kes kirjutas selle, siis ta ei räägi üldse sellest, et mina tema südame murdsin. Oled kindel teiste või? südameid. Et ma murdsin teiste südameid. Okay. Poisid nutsid taga. No jah, aga vaadake, kui ilus Ketlin on. Ta peabki südameid murdma. Räägitakse ju, kui on laps on ilus, näeb välja, siis öeldakse, et temast saab südamete murdja. Jah. Jah, näete. Laps on ilus. Mida te ootasite? Ikkagi minu süda murti ju. Jah. Miks siis minu süda murti? Kuulake episood number 18, seal me räägime täpsemalt. 18 või? Vist oli küll, me täna vaatasime neid episoode. Kuulake episood number 18, seal me räägime südamete murdmisest veel lähemalt. Pealkiri on lahkuminek. Jah, leiate kiirelt ülesse. Okay. Esimene osa uuel hooajal on tehtud. Ma mõtlen ka huvitav, meil on vist esimene osa, teine hooaeg. Jah, esimene osa, teine hooaeg ja ma loodan, et te saate kõik täna magada. Ja. Ärge siis õudukaid üksinda vaadake. Ja kirjutage meile ikka veel kirju. Jah, sest meile meeldib neid lugeda. Ja. Nii RMOs. Ja kirjutage meile tagasisidet ka. Tere hommik. See teeb Ketlin. Okei. Ühes mustas podcastis. Oli üks must varvas. Ma mõtlesin lugu. Olgu, kuulge. Keelas kord üks muinasjutt, see muinasjutt sai läbi. Aga tšau. Tšau. Näeme 2 nädala pärast. Tšau. Cheers. Cheers.